Tere, minu nimi on Meelis Keldremaa ja me räägime lisateate tahvlitest. Siin on ühed näited nendest. Märk siis näiteks 811 näitab seda, et 500 meetri pärast siis antud märk hakkab kehtima. Sõltub siis, millise märgi alla see pandud parasjagu on. Teised märgid siin siis näitavad ka kaugust objektini, eks, nii nagu meil ka siin kõrval joonise peal nagu näidatakse, et 200 meetri pärast siis on meil siin stopp, ehk siis me peame peatuma. Siin siis joonisel on siis näidatud liiklusskeem, vasakpoolne auto siis sooritades parempööret enne ristmikku saab informatsiooni, et 100 meetri pärast on siis sissesõidukeeld, eks. Mis tähendab seda, et ta peab mingil hetkel siis tagasi pöörama või mõtlema, kas tal on üldse vaja sinna paremale pöörata. Parempoolne sõiduk siis saab juba eelnevalt informatsiooni, et 100 meetri pärast paremale pöörates on siis sissesõidukeeld. Jõudes ristmikuni, siis siin on pöördel järgmine märk, mis ütleb, et 25 meetri pärast enam edasi sõita ei tohi. Siin siis parkimiskeeluala on tähistatud siis 25 meetri ulatuses siis vasakule poole. Sellele viitab ka siis kollane joonestusteel. Nii, siin piltide peal siis parempoolsel pildil siis 100 meetri pärast C-kategooria sõiduki sissesõidukeeld. Parempoolsel pildil siis on autorongi ja masinrongi siis läbisõidukeeld siis 1,2 kilomeetri pärast ja siin on veel ka ära toodud tonnaaži piirang, mis tähendab seda, et 800 meetri pärast siis enam edasi ei tohi sõita raskema siis sõidukiga. Järgnevad lisateate tahvlid siis näitavad meil siin mõjupiirkonda, et 821 100 meetrit kehtib siis, näiteks antud juhul siin on ära toodud ka 30 kilomeetrine siis kiiruse piirang, kehtib siis ainult 100 meetrit lisateate tahvli näol või siis parkimise peatumise keel kehtib siis 10 meetrit märgist siis eespool. Nii, siin me siis vaatame, kuidas siis tänavapildis välja võiks näha. Vasakpoolsel skeemil siis on meil kiirust piiratud 30 kilomeetrini tunnis. Lisateate tahvel ütleb, et see 30 kilomeetrit tunnis siis kehtib 100 meetrit. Kuidas me aru saame, millal see 100 meetrit siis läbi saab? Et kõige lihtsam on see, kui te leiate üles vasakult poolt teeservast siis samasuguse märkide kompleksi. Te näete küll neid märke tagant poolt, aga nad on ikkagi ära tuntavad, et kuni siis sinnamaani kehtib see 100 meetrit ja peale seda siis võite juba sõita kiiremini. Parempoolsel joonisel on siis näidatud ära parkimise peatamise keeld koos siis lisateate tahvliga, mis osutab seda mõjuala. Siis parempoolne sõiduk on nüüd peatunud siis valesti, sest märgi mõjuala on nii märgist eespool kui ka märgi tagapool. Vasakpoolne sõiduk on nüüd siis peatunud õigesti, sest märgi mõjuala on märgist eespool ja märgist tagapool võib siis nii peatuda kui ka parkida. Siin siis samamoodi ära toodud näited. Vasakpoolsel pildil siis ka parkimise peatamise keelud siis mõjuala märkidega ja ära on toodud siis see tsoon, kus siis parkida peatuda siis ei tohi. Parempoolsel joonisel siis samamoodi on eraldi parkimise peatumise keeld ja siis ka mõjuala, ehk siis märgist ettepoole ja märgist edasi võid sa siis peatuda ja parkida. Siin samasugune näide. Vasakpoolsel pildil siis ära toodud parkimise peatumise keeld siis 10 meetri ulatuses märgist edasi. Alaga on siis siin ka ekstra välja toodud, et kui pikk see distants siis on. Ja parempoolsel pildil siis sama näide.
Aga nüüd märgi kehtivus on siis märgist ettepoole 10 meetrit ja märgist edasi siis võib peatuda ja parkida. Jällegi see ala, kuhu siis peatuda parkida ei tohi, on siis eraldi siin joonisel ka välja toodud. Järgmised lisateate tahvlid siis näitavad meile kaugust sõidutee keskel asuva ohutussaareni või siis mingi muu rajatiseni ja sellest siis ümberpõike suunda. Lisaks siis näidatakse meile siin ka siis täiselektrilist veoajamiga elektrisõidukit või siis viidatakse ooteajale, märk 889 siis. Siin nüüd on märk 834, on siis sõidu eesõigusega teesuund. Vaatame siis kohe, kuidas ta tänavapildis välja näeb. Siin näiteks on siis peatee märk ja alumine lisateate tahvel siis näitab ka seda peatee suunda, antud juhul siis vasakule poole, ehk siis sõidu eesõigusega suund. Järgmine siis 836, 837 on siis jalgratturite vastassuuna liiklus ühesuunalisel teel ja jalgratturite kahesuunaline liiklus siis. Märkidena võiks siis liikluspildis siis välja näha selline. Järgmised 831 kuni 833 on siis mõjusuunad siis. Sellisel joonisel siis tänavapildis võiks see välja näha nii, et seega me siit antud ristmikult siis paremale pöörata ei tohi. Küll aga võime suunduda otse ilmselgelt. Siin siis märgi mõjusuund parkimise keeld siis ära näidatud noolega vasakus suunas. Lisaks on siin ka siis kollased jooned teele märgitud, ehk siis sellega ka näidatakse ära siis koht, et kuhu siis parkida ei tohi. Antud lisateate tahvlid siis viitavad sõiduki liigile. 841 siis on meil siis B-kategooria, 842C, 843 siis CE ehk siis järelhaagis, 844 siis buss, 845 traktor, 846A kategooria ehk siis mootorratas, 847 siis jalgratas, 848 on mopeed ja 849 on eraldi välja toodud ka mootorsaan. Kehtivuspäevad või aeg on ka mõnikord lisateate tahvlitel ära toodud, et kas siis on puhkepäevadel, riiklikel pühadel või tööpäevadel või on see nädalapäevadel või on kellaajaliselt see välja toodud, ehk siis nendega siis märgitakse eraldi siis märgi nüüd kehtivust, nii nagu siin joonisel ka antud juhul näidatud on, ehk siis kohustuslik sõidusuund hommiku 8-st õhtu 5:30. Et siin on välja toodud ka samamoodi kohustuslik sõidusuund tööpäevadel kella 8-st kuni 5:30 õhtul, aga siin on ekstra veel lisateate tahvel, mis ütleb, et välja arvatud siis bussidel, ühissõidukitel. Siin järgmine siis näide tänavalt kohustuslik sõidusuund paremale tööpäevadel 9-st hommikul kuni siis 7-ni õhtul. Peale 7 õhtul võib ka siit ristmikult siis pöörata vasakule. Nii, siin on järgmised lisateate tahvlid, mis viitavad siis parkimisviisile A, B ja D1 kategooriaga, mille pikkus on alla 6 meetri ja ilma haagiseta siis. Et pöörake tähelepanu, kui te parklasse sõidate, et kas on olemas parklamärgi all ka mingi lisateate tahvel, mis näitab teile ka parkimisviisi, siis ilmtingimata tuleb parkida nii, nagu märkidel on näidatud. Siin ka kindlasti tähelepanu juhin märgile 871. Neid märke küll väga tihti ei kohta, aga valdavalt on need pannakse need siiski selliste lasteasutuste, koolide juurde parklatesse lisateate tahvlitena, et selle tuleb ilmtingimata pöörata tähelepanu, et märk 871 viitab sellele, et parkimine ainult seisatud mootoriga. Et kui te ka eksami ajal satute sellisesse parklasse, et enne, kui te väljute sõidukist kontrollimaks, kuidas te parkinud olete, ilmtingimata lülitage auto siis välja. Ja siin on ka muud parkimise piirangud märgitud siis kellaajaliselt, kas siis
kas on tasuline või tasulised teenused, tasuline parkimine või on siis puudega inimese sõiduk või siis on autovaatluskoht näiteks. Siin on ka siis hulk erinevaid võimalusi, on registreerimismassi piirang siin, kehtivusrada 882 näiteks, 883 pimedad, see on ka märk, mida küll väga tihti ei kohta, aga siiski pöörake alati tähelepanu kõikidele märkidele, mis teil on tee äärest nii paremal pool kui ka vasakul pool. Siin on märktee, siin on jäätumise oht, eks ole, on ju, ohutu kõrgus elektriliini all ja nii edasi, et alati vaadake kõiki märke, et ärge pöörake ainult tähelepanu sellele põhimärgile, vaid vaadake ka, kas selle põhimärgi all on mõni lisateate tahvel. Siin on siis kombinatsioonid, siis põhimärk koos lisateate tahvlitega. Neid me vaatasime ka juba eelnevalt siin tänavapildis, et kuidas nad siis välja võiksid näha. Neid te kohtate ka õppesõidul kindlasti. Mina tänan ja kohtume järgmises loengus.